Tere, kas teete midagi? Ma tegin midagi. Sellise lisaseadme hüdraulilisele tõstukile. Noored ütleksid, et see on selline lahe vidin, sest see hüdrauliline tõstuk iseenesest ei ole nii kasulik. Seda ei kasuta nii tihti, aga mul on hea meel, et see mul on. Mul on see olnud umbes 5 aastat, tegelikult alates koostöö algusest Unimaxiga. Ja see oli mulle väga kasulik alguses, kui ma töökoda sisustasin eriti raskete masinate või nende osade käsitsemisel. Seega hindasin Unimaxi tõstetehnikat, mis on mulle juba mõnda aega ustavalt teeninud. Nii platvormauto kui ka hüdraulilise tõstega käru asendavad teist inimest, ilma kelleta ma käsitsemisel hakkama ei saaks. Aga hiljem ka näiteks mööbli kokkupanemisel või kui paigaldasin kamina südamikku, oli see ideaalne. Lihtsalt seadke see kõige madalamasse asendisse, asetage koorem peale ja siis tõstke see täiesti sujuvalt kõrgusele, kui vajate. Aga nagu ma ütlen, enamik ajast seisab see käru käsitöömehe jaoks jõude, mis on kahju. Ja nii tuli mulle mõte, et võiksin seda ka vahepeal kasutada. Juba mõnda aega on mul peas olnud just selline lisaseade ja nüüd on mul kahju, et ma seda varem ei teinud, sest juba mõne päeva jooksul selgus, et see on palju praktilisem, kui ma üldse oskasin ette kujutada. Käru ise on odavaim versioon. Sellel on ainult lihtne käärmehhanism ja seetõttu saab seda pumbata kuni 77 cm kõrgusele. Sellest piisab paljude asjade jaoks, aga kui ma tahaksin seda kasutada näiteks abilaudana lauasa juures, siis on see liiga madal, seal on vaja vähemalt 90 cm. Ja siis tuli mul mõte, et teeksin sellele sellise lisa, millel oleks rohkem funktsioone. Kohe selgitan teile seda. Nagu ma ütlesin, kui ma tahan seda kasutada abilaudana lauasa juures ja on vaja, et materjal libiseks, siis on vaja, et see oleks pealt ilusti sile. Nii et ma kasutasin lamineeritud vineeri, mis on sellelt poolt siledalt lamineeritud. Aga siis tuli mul mõte, et kui ma tahan sellele midagi panna, näiteks mõne masina, olgu see siis mobiilne höövel, nurksaag või ostillatsioonlihvija, siis oleks kahjulik, et see libiseb. Mul on vaja midagi libisemisvastast. Nii et ma tegin selle nii, et sellelt poolt on see libisemisvastane, lisaks freesisin sinna sisse ka sellised kinnitusribad. Ja veel üks asi, et see ei libiseks laual, siis lisaks sellele, et mul on seal libisemisvastane matt, mis pole päris kõik uimas, mõtlesin, kuidas seda teha. Ja mulle tuli mõte teha sellised kahepoolseid tõkiseid. Nii et see oleks nii ühes kui ka teises asendis lihtsalt stabiilne. See on kõigis 4 nurgas ja töötab suurepäraselt. Ja kogu see lisaosa või kogu see pealisehitus on valmistatud praktiliselt ühest materjalist. Ja see on valmistatud sellest veekindlast vineerist, mida mul oli õnneks varus veel ajast, kui hinnad ei tõusnud. Nii et see läks mulle maksma suhteliselt 0,0 mitte midagi. Muidugi tänapäeval on see juba natuke kallim, aga siiski arvan, et see on seda väärt. Kõigepealt lõikasin selle suurest plaadist sukelsaega ja seejärel vormistasin väiksemad osad lauasaega. Ja lõpuks, kuna otsustasin, et nurgatükid teen 45 kraadi nurga all ühendatuks, pidin veel tegema kaldlõiked. Siis mõtlesin, kuidas ma selle kokku panen. Lamineeritud vineeri on üsna keeruline liimida, tavaline puiduliim ei hoia sellel, isegi mitte polüuretaanliim. Nii et mulle tuli mõte, et võiksin selle kruvidega kinnitada, aga ma ei tahtnud, et siin ülemisel serval oleksid mingid kruvid, nii et lõpuks proovisin selle lamellidele liimida. Muidugi võiks seda teha ka tüüblitega, aga just nendes nurkühendustes on lamellid paremad, nii et kasutasin lamelle igal pool. Siin nurkades on 10 ja nende postide ja plaatide vahel on suuremad 20. Kui ma nii arvutasin, siis tegelikult on nende lamellide ristlõige ja liimimiseks mõeldud pindala suurem kui vastavatel tüüblitel, nii et see peaks olema tugevam kui tüüblid, aga sellest räägime võib-olla mõnes teises videos. Ja siis puurisin lihtsalt nurgaosadesse avatpolkide jaoks. Ja nendesse liikuvatesse osadesse pidin freespinkima 6 läbimõõduga soone nende polkide jaoks. Ja lõpuks pidin valmistama need mutrid, et kõik 4 oleksid ühesugused. Kui soovite näha üksikasjalikku protsessi, kuidas selliseid mutreid valmistatakse, võite vaadata ühte minu varasemat videot. Nii et selleks vajasin veel 4 kandilist polti, 4 suurt seibikut ja 4 löögimutrit, mis on tegelikult selle sees.
Et ma ei unustaks, loomulikult lihvisin kõik servad maha ja teisel, siledamal küljel lihvisin neid veidi rohkem, et tekiks selline kaldserv, et kui ma materjali surun, siis see pääseks sinna paremini. Sellele aitab kaasa ka see, mida ma ei tea, kas see on tahtlik või lihtsalt selle konkreetse käru omadus. Et see ülemine plaat ei ole horisontaalne, vaid on veidi kallutatud, mis osutus tegelikult heaks, sest kui materjal liigub, siis on see alati näiteks lauasää tasemest madalamal ja jõuab siia. See liikumine on tegelikult täiesti sujuv. Nagu ma mainisin nende kinnitavate profiilide freesimisest, proovisin seda alguses teha sukelsaega, kuid kuna mul on akutoitega saag, millel on väga kitsas saeketas, siis võttis see kohutavalt kaua aega. Seega selgus lõpuks, et kiirem ja siiski ka täpsem ning puhtam on seda teha ülafreesiga. Pärast nende soontide freesimist selgus aga, et materjal muutus üsna palju õhemaks, nii et mulle tuli mõte, et võiksin sinna püsti panna mõned vaheseinad. Sellega jagaksin aga sisemise ruumi ja see oleks kahju, sest vahepeal sain teada, et see on ideaalne, et sinna saab panna näiteks mõnda pikka asja, olgu see siis saepingi joonlaud või mõni pikk materjal. Nii et ma mõtlesin, kuidas seda teha. Lõpuks tegin sinna sellised alused, mis on hea ka sellepärast, et kruvidel oli midagi, kuhu sisse keerata. Ja et tõesti tugevdada seda ülemist plaati, siis tegin veel sellise posti 4 vineeritükist, mille ma nurgas kenasti diagonaalselt ühendasin. Ja see post sobib sinna nii täiuslikult, et püsib seal iseenesest, kuid vajadusel saan selle igal ajal eemaldada. Mis puutub käru käsitsemisse, siis sellega lastakse see alla. Ja siin pumbatakse see jalakangiga üles. Hydraulika on olemas, seega tuleb aeg-ajalt hydraulikaõli vahetada. Ja kuna igal hydraulikal on mingid lekked, siis on selge, eriti kui see on koormatud, et mõne aja pärast võib see veidi alla vajuda. Siin on sellised tõkked, mille abil saate tegelikult fikseerida mingi konkreetse kõrguse. Ja kui soovite fikseerida mõne teise kõrguse, siis võite kas need tõkked teha näiteks teistsuguse pikkusega või panna nende tõkete alla näiteks puidust klotsid. No mis ma veel lõpetuseks öelda saan? See ei ole täisväärtuslik asendus suurele hydraulilisele tööpingile, mis on muidugi suurem teistsuguse mõõtmega, eeldan, et ka stabiilsem, kuid mitmekordselt kallim. See on tõesti ainult lisa, et paremini ära kasutada sellist väikest hydraulilist käsikahveltõstukit, mida saab põhimõtteliselt hankida üsna huvitava hinnaga. Et ma ainult ei kiidaks või et teil oleksid kõik vajalikud andmed, siis tuleb öelda, et võrreldes mõne teise liikuva tööpingiga on see üsna raske. Aga teiselt poolt võimalus kõrgus täpselt millimeetri pealt reguleerida on hindamatu. Kui varem mõtlesin alati, kuhu see käru peita, et see töökojas liiga palju ette ei jääks, siis nüüd on see mul hoopis kogu aeg väljas. See on mul käepärast ja saan seda liigutada nagu vaja. Ja isegi nende väheste päevade jooksul, mil olen seda kasutanud, on see tõesti ületanud minu ootusi. Kasutangi seda nii masinate jaoks, nagu ostillatsioonlihvija, mobiilne höövel või nurksaag, kui ka täiesti tavalise abilaudana või väiksemate asjade töötlemiseks. Ja loomulikult abilaudana töötlemisel, olgu see siis höövlil või lauasääl. Ja veel lõpetuseks on mul teile palve, kui teil tekib mõni idee konstruktsiooni täiustamiseks või teil on muid ideid, kuidas seda käru koos lisaseadmega kasutada, andke mulle sellest teada kommentaarides video all. Video alt leiate ka lingid kõikidele toodetele, mida nägite. Aitäh, et vaatasite, olge tublid ja tehke midagi.